Meie tehnoloogia aitab tuvastada probleeme enne, kui need tekivad. Anderson, one of the real legends of basketball in her country, a significant contributor to both 3-on-3 and full basketball. Anderson, 3 kirjas ja meie koondis taas punktiga peal. Tartust pärit Merike Anderson on tänaseks päevaks korvpalluri karjääri lõpetanud. Täna vaatame pikale teekonnale tagasi, kui noorest isetseast sai karjääri lõpuks tituleeritud võistkonna mängija. Kõik paljud pidid minu omad olema. Isegi see on nagu pöörane, et sa saad selle palli ja sa tormad peas 3 mängija vahelt sisse, aga ikkagi sa tahad nagu teha midagi. Kuigi see on tänapäeva korvpallis võimateine. Millal see teadmine, kui me nüüd veidi juba ette ruttame, tuli, et päris niimoodi ikkagi naiste vahel enam mängida ei saa? No ma arvan siis, kui ma esimene hooaeg tegin Kersti Sireli käe all, siis ma olin veel 17 gümnaasiumitüdruk, kes käis nädalavahetustel siis Tallinnas treenimas ja mängimas. Et Sireli käest sain kogu aeg peapesu, et mida sa tormad, et jaga mängu, et üksinda ei mängi ju 5 vastu. Tegelikult kõrgliigat debüüdi sa tegid ikkagi Tartus, et 1 aasta sa mängisid veel Tartus, kui sa gümnaasiumis olid ja kohe avahooajal keskmiselt 16,5 punkti. No tundub, et sinu kohta seda vist ei saa öelda, et sinna täiskasvanud klassi minek oleks olnud kuidagi nii-öelda raske või harjumatu. Oli ka 16,5. Niimoodi statistika ja arhiivid räägivad. Okei, järelikult olin hea siis. Okei, aga ma ei tea. Ma ei mäleta tol ajast midagi, aga ma tean, treeneriks oli vist Priit Paama. Ja kellega ma seal mängisin arvatavasti siis endast paar aastat vanemate tüdrukute ja võib-olla oli keegi vanem naisterahvas ka. Ma nimesid ei julge pakkuda, seda ma ei mäleta. Aga mis mulle veel meenub sellest, et meil oli selline valge, hästi läbipaistev, auline võrgusärk, võistlusvorm ja rohelised sellised lühemad püksid. Ja kui ma nüüd mõtlen tagasi, siis ütleme 2-3 aastat raudselt. Ma olen oma ema nendes pükstes aiamaa peal rohimas, et ütleme, et see materjal pidas hästi vastu siis. 12. klassis sa siirdusid mängima Tallinnasse, olgugi, et sa õppisid veel abituriendina Tartu Raatuse gümnaasiumis, aga sa läksid mängima Peda naiskonda. No kuidas see võimalikuks sai? Ikkagi circa 200 kilomeetrit on 2 linna vahel ja sa pidid ju igapäevaselt koolis käima. No igapäevaselt käisingi koolis ja reedeti käisin esimese poole koolis ära, siis istusin Tallinn-Tartu selle bussi või rongi peale ja sõitsin Pedasse trenni tegema. Ja nädalavahetused siis kas oli mäng või Balti liiga või tegime lihtsalt trenni. Aga tahtmine pidi ikkagi päris suur olema. No tahtmine oli suur, jah. Ja kuna Elle Lapp on hea sõbrants oli Kersti Sirelile, siis Lapp pakkus välja selle variandi ja Sirel võttis lahkelt vastu. No kui hästi Tallinna nad selle rahmeldaja vastu võtsid? Ma arvan hästi, sest nad on vanemad mängijad, ütleme Kailas, Leavene, Irjad Silmer, et nendega oli tegelikult hea mängida. Sul oli ainult sisse viskamisvaev. Pidid ise ära panema. Kui panid mööda, siis punkte ei tulnud, aga nemad tegid nagu selle suurema töö ära. Ja siis ma mäletan seda, et kui Kailas nagu käed kaitses laiali ajast tal, et see siru ulatus on päris suur, siis ma tegin 2-3 sammu, ma ikka vabaks ei saanud. Eks ma seal Pedas natukene trampisin jalgu ja uksi, et ma sain kõvasti ja nutsin ka, aga eks see käis nagu minu kui noorele mängijale nagu natukene aupihta ka, et mis asja, kes te olete, et mina olen Tartust ja mina tulen ja teen, aga tegelikult ei ole nii. Et see Tartu vaim tuli sinuga ikkagi Tallinnasse ka? No eks ta aeg-ajalt käib nii mõnigi kord siin kaasas, aga jah, et mida aastad edasi, seda nagu rahulikumaks oled jäänud ja see tulemus on ka paremalt.
Merike oli võitleja, ta oli väga julge, nahaalne, väga emotsionaalne. Vahest ei läinud ükski mäng ilma selleta, et Merike ei oleks tehnilist saanud. Et ta tihti arvas, et talle tehti nagu ülekohut ja niimoodi, aga ta tihti kees üle ja ütleme, meie nende vanemate mängijate ülesanne oligi teda natukene nagu korrale kutsuda, distsiplineerida. Eks ta tõi omamoodi emotsioone ka sinna naiste korvpalli ja ta oli muidugi hästi otsekohene, samas ka nagu aus. Et tema need väljaütlemised kindlasti nagu ta ütles halvasti või hästi, aga see näitaski nagu ta seda siirust. Ta oli nagu pidurdamatu oma väljaütlemistega, et seal tuligi teda natukene nagu korrale kutsuda just mänguliselt, mitte eluliselt, aga just nagu mängus. Et sellest tekkisid nagu konfliktid niimoodi, ütleme seal mängijate vahel või kohtunike vahel või selles suhtes. Et jah, aga siis vahest nuttis jälle ja pea selgeks ja läks jälle uuesti nagu. Samas ta oli nagu õpivõimeline, et nagu ta ikkagi mingil määral õppis oma vigadest nagu. Taaraliin jäi ühel hetkel Andersonile väikseks ning juba abituriendina asus ta mängima Tallinna Ülikooli naiskonda. Sealt edasi tulid juba aastad pedatudengina, kui omandatud sai nii ülikoolikraad kui ka võidetud 5 koduliiga tiitlit. Ma kuskilt lipsasin läbi, et kas see oli finaalseeria. Esimeses mängus Sirel sind mängu ei pannudki 0 minutit ja teises mängus siis astusid väljakule ja 32 punkti. No, kuidas siis peatreeneril selline asi 2 silma vahel jäi? No seda peab tema käest küsima, aga kui ma õigesti mäletan, siis oli siin gümnaasiumõpilastel korraldati messva abiturientidele, et kuhu edasi minna õppima. Ja siis kas see oligi laupäevne päev, mina olin seal messil, läksin mängule ja jah, ta ei pannud mind mängima, aga järgmine päev siis tal ei olnud nagu, ta ise on öelnud taganemisteed, pani mu sisse ja ma hakkasin paugutama. Siis ta ei saanud enam mind välja võtta. See oli esimene mäng, kus ma sain niimoodi esiviisikus olla ja mängisin tõesti hästi, et ise olen ka rahul, sest eilne mäng ma ei saanud üldse platsi peale. Üsna loogiliselt läks asi edasi, aga enne kui me tuleme sinu esimese välishooaja juurde Soomes, siis oli sul varemgi juba pakkumis, et oleksid sa saanud ka tegelikult tahtmise korral ka varem kodumaa tolmu jalgelt pühkida? No kõik kiikasid sinna Ameerika poole ja eks ma vaatasin ka, aga võib-olla oleks see võimalik, aga mingil hetkel, kui ma sain see esimene aasta ülikoolis õppisin, siis mulle ikkagi sai selgeks, et mulle meeldib see Euroopa korvpall nagu paremini. Valisid ilmselt üsna õige variandi, kodule ikkagi üsna lähedal. Naiskonna nimi oli Helsingi Panterid, kui ma ei eksi. Kuidas sa selle esimese välishooaja kokku võtaksid? Ütleme nii, et kõik vähemalt taamalt paistab suurepärane. Te tulite meistriks, teil küll see põhiturniir seal kõige paremini ei läinud, te vist tulite 4. koha pealt lõpuks meistriks, olid parim välismängija, et enam väga paremini vist ei oleks saanud see väliskarjäär alata. Seda küll, et läbi tutvuste jälle sai, et miks minna nagu kaugele, aga lihtsalt ma tahtsin Eestist ära minna, et vaadata, kas ma olen siis võimeline nagu mängima. Ja ma arvan, see Soome oli väga õige valik. Sai palju mängida, sai Balti liigat. Jah, hooaja algus ei läinud kõige paremini, olime 4. Aga samm-sammult nagu see võistkonna sisekliima treeneriga klapp nii minul, temaga kui temal, meie kõigiga sujus nii hästi ja me tulimegi siis meistriks. Toona minnes oli sul veel variante laual? Ma arvan, et ei olnud. Mul ei olnud isegi agenti, et nagu ma ütlesin, see oli vist kurikuulus kohtunik Mätas. Mati Mätas. Jah, tema oli sõber selles klubis Harri Rintame. Et eks tal oli ka oma kasu, nagu mängus sai siis onupoja et sai võib-olla laevaga Soome ja sai võib-olla paar kommi ka peale seal, aga mulle see variant sobis ja ma võtsin vastu selle. Kui sa mainisid, et agenti sul alguses ei olnud, siis võib-olla oleks paslik küsida, et millal Merike Anderson endale esimese agendi sai, et see asi nii-öelda läks vähe ametlikumaks? Esimese agendi saingi peale Soomet ja oli juudist ise hakkaja agent siis ja tema siis võlus välja mulle selle Poola variandi. No Poola juurde, kui sa ise juba tulid,
kas tagantjärele võib öelda, et see hüppe Soomest Poola liigasse oli võib-olla, et alustuseks natuke liiga suur? Ma ei ütle, sest kui ma sinna läksin, ma alustasin hooaega, ütleme esimesed 5-6 mängu, ma tulistasin seal üle 20 punkti. Ma olin võistkonnas sees, rotatsioonis, kõik oli hästi ja siis toodi sinna ameeriklane, kes sai, ütleme 5 eurot, mina sain 1 euro ja siis need kõrgemad bossid siis hakkasid rääkima, et miks see proua ei mängi rohkem, kuigi ta saab kõrgemat palka ja siis tehtigi mingid vangerdused ja toimus ka peatreener vahetus ja siis ma kukkusin sinna pingi peale. Okei, ma sain Euroliigas küll 8 minutit mängida, sain maitsta seda taset, aga Poola liigas keskelt läbi sinna, ütleme 15-20 minutit, et pole halb, on ju. Ja siis hooaja lõpus sa tulid Poolast ära ja sa lõpetasid siis üllatuslikult hooaja Tartu naiskonnas ja seal ka ikkagi ma vaatasin numbrid keskmiselt 30 silma mängus, et midagi nii-öelda sa tagasi ei hoidnud ja elasid ennast siis siin Eestis korralikult hooaja lõpus välja. No seda küll, aga jah, et natukene Poola klubi käitus nagu halvasti, et nad hoidsid mind nii kaua kinni, kuni veebruari lõpuni see tähtaeg oli. Ma ei saanud minna kuskile teise Poola klubisse ja pidingi tulema tagasi Eestisse. Aga samas oli hea jälle kodus mängida, said paugutada. Pikalt 5 erineva riigi meister siiski kodumaale pidama ei jäänud, kui teine välisliiga tiitel tuli legendaarse Läti klubi Riia TTT ridades. Sujus hästi, nii treeneriga sain palju mänguaega, teine hooaeg, kui Euroliiga ära lõppes, saadeti välismängijad koju ja siis mulle pakuti ka seda võimalust, et sa võid minna nagu kas koju või siis kuhugile teise klubisse. Ma mõtlesin, et mul on hea rahulik. Mul on oma koht olemas, ma saan piisavalt mänguaega, ma saan teha statistikat ja ma jäin. Aga seal teine aasta, esimene aasta oli üks peatreener, seesama punt koos ja teisel aastal nad vahetusid. See, kes oli peatreener, langes teiseks ja siis mul natukene oli seal nagu raskusi. Tulid väiksed käärid peatreeneriga. Edasi Venemaale. No see oli üks sinu unistusi mängida Venemaa liigas ja võib vist öelda, paranda mind, kui ma eksin, et kõige tugevam liiga tase, kus sa oled pallinud. Ma arvan küll, jah. Sest 2 esimese otsa punti mängisid Euroliigas, ülejäänud seal paar klubi mängisid Eurokappi. Ja pärast, kui ma sinna Belgiasse jõudsin, siis ma sain nende täpselt samade vastaste vastu mängida. Nagu me teame, Venemaal õigetes kohtades pappi on alati palju. Enam ilmselt see nii tabu teema ei ole, kuna sa oled karjääri lõpetanud. Kas ka palgatšekid lisaks siis kõrgele tasemele olid toonastel hooaegadel kõige suuremad? No kui ma vaatan läbi karjääri, siis seal oli kõige kõvem palk küll, jah. Ja konkurentsitult. Aga Venemaa aastatest, kuidas seal Peterburi naiskonnal läks nendel kahel aastal ja kuidas sul endal seal nii-öelda siis sellel väga kõrgel tasemel see mäng sujus? Ma nüüd võin hooajad sassi ajada, aga kas esimesel või teisel vahet ei ole, aga ühesõnaga siis pigem teisel. Me tulime 5. kohale, mis on klubi ajaloos kõige parem tulemus. Ja kui me mängisime Kurski vastu, siis meie rahaboss või klubi siis juht tuli järgmisel päeval kohale, aga sinna raudte peale pandi pomm ja see rong lasti õhku. Ta sai surma, käisime kõik koos matustel ja siis alles esimesena siis ma nägin oma klubi bossi nagu näost näkku. Kurb öelda, et kirstus, aga ja peale seda klubi läks pankrotti. See klubi ei eksisteeri enam. Ja siis kas 2 veel ootasin oma saba, et rahad ära makstakse. Ja said saba kätte? Sain saba kätte olles Prantsusmaal. Aga Venemaalt edasi Soo ja Prantsusmaale, kui ma eksi Lõuna-Prantsusmaale, sa läksid naiskonda, kes alles oli tõusnud Prantsusmaa kõrgliigasse ja seal olid siis tegelikult selline päris huvitav üleminek, et arvestades sa olid olnud Soomes, Lätis, Venemaal ja järsku siis Lõuna-Prantsusmaal, et milles selline minek? No agent pakkus välja, et tal on... Tahtsid Sooja? No ma ei ütle, et ma sooja, mul vahet ei ole, kus ma mängin, ma oleks võinud mängida ka
Venemaal edasi, mis oli ju tugevuselt kõige parem on ju koht. Aga Venemaalt sul teistest klubidest pakkumisi ei tulnud? Ei. Ja Prantsusmaal ma polnud käinud enne, väga hea, võtame vastu, lähme proovime ära. Ja mind tegelikult tõmbas ka see, et peatreeneriks oli venelanna, sest prantsuse keelt ma ei räägi ju. Ja pigem selle pärast sai see valitud. Ma ei mäleta, kas mul oli veel mingi pakkumine, võib-olla Rootsi või mingi niisugune minu jaoks nagu mõttetu koht on ju. Et Prantsusmaa ikkagi ägedam ja kuuralt, mis mul saaks selle vastu olla. Kuidas Nice'i naiskonnal värskelt kõrgliigas läks? No ega meil väga hästi ei läinud, et hooaja alguses seal öeldi välja, et hea, kui me 5 võitu saame kätte. 5 saime. Nii et ütleme, võime lugeda nagu kordaminekuks, aga ega ta kerge hooaeg ei olnud, et pikad lennureisid ja siis ütleme need prantslased, ega nad ei tihka ka inglise keelt rääkida, et korra selja keerad, siis pandi nuga selga, aga samas oli hea, et said peatreeneriga nagu vene keeles rääkida, et said nendele omakorda nagu vett peale tõmmata, et te ei saa nüüd ka ise midagi aru, et mina ei saa nendest aru, nemad ei saa meist. Aga läheme siit edasi, Bulgaaria oli järgmine peatuspaik, nii et Merike sai uue mängusärgi endale tallele panna ja sa leidsid ennast päris huvitavast ikkagi Bulgaaria liigast. Mida toonane Bulgaaria liiga tase endast üldse kujutas? Ei teadnud jällegi midagi, aga ahvatlas see, et mängis klubi Eurokappi. Et Euroliigat ma sain proovida, tahtsin nüüd proovida Eurokappi. Ja ahvatlas ka see, et sai mängida Eesti oma Viivega Rebase vastu. Jah, et see oli selline ahvatlev pakkumine. Ja tulite meistriks, nii et tulime meistriks. Sina jäid esimeseks, Viive jäid teiseks. Jah, aga vahepeal peabki tegema, ütleme, ühe sammu tagasi, et järgmine kord 2 sammu edasi. Sa mainisid Eurosarju, see on ikkagi sinu jaoks oluline olnud alati klubi valikul, et oleks mingi liiga juures. Kas pigem on see, et lihtsalt ennast proovile panna või pigem meeldis sulle see, et saab rohkem mängida ja võib-olla mitte nii väga palju trenni teha? Oluline oli pigem see klubide valik, et ma saaksin mängida. Et oli pakkumisi headelt klubidelt ka, aga seal ma arvatavasti ei oleks põllale saanud, et ma oleks olnud trennikeha. Et seda sa ikkagi alati vaatasid? Ja, aga see oli pluss alati juures, et kas mängiti mingit teist liigat, et mänge saada rohkem. Edasi jäid paiksiks, nagu sa juba siin varem mainisid, Belgias 6 hooaega Castorsi naiskonnas. No enam paremini vist selles suhtes minna ei saanud, kui üks mängija on 6 hooaega ühes naiskonnas, siis peavad tingimused sobima üldiselt väga hästi mõlemale poolele. Jah, et esimene hooaeg mulle meeldis, mul oli hea klapp treeneriga ja kui hooaeg nagu ära lõppes, siis tugev soov fännide poolt, et ma jääks ka järgmiseks aastaks, aga ka tegelikult peatreeneri, sest tema tuli Eestisse, me mängisime koondisega lätlaste vastu ja üks lätlane mängis ka tol ajal Belgia klubis siis. Et palun jätkake, et ma olen peatreener, et lähme kõik koos edasi ja teeme suuri asju. Aga suve lõpuks saime teada, et talle peatreenerile pakuti paremat kala ja ta vahetas klubi ja läks ära. Siis ma olin nagu natukene pettunud, et ise ta ju kutsus meid, et mis nüüd edasi saab. Aga õnneks ei läinud ju kõik ju väga halvasti ju. Et peatreeneriks toodi lätlane ja sealt klubi esimese hooaja mängisime või teise hooaja mängisime siis esimest korda Eurokappi ja tulime ka hõbedal. Ja seal klubis siis sai ära tehtud ka need 75 joone jooksu? Selles samas klubis täpselt. Nii et selle sama lätlasest peatreeneri Just. üritas siis nüüd juba üsna kogenud Merike Anderson ikkagi proovile panna. Ja. Aga mis seal taga täpselt oli? No mina otsisin oma õigust mingi mängusituatsioonis
ja tema raiub vastu ja siis ma raiusin ka, et ei ole. Siis ütleb esimene kord davai 10 joonuleost. No jooksen ära ja ikka mulisen jooksu ajal, pani jälle 10 otsa. Ikka ei andnud rahu. Siis pani veel meile seal paar jagu kokku, kõik tuli 75 ja suurelt meil oli riietusruumis plakat või noh, markeriga sai peale kirjutada kõik asjad, mis meil trennis on juhtunud. See oli nagu meie oma võistkonna sisene asi, et siis pandi sinna 75 joonejooks. No, kuidas kaaslased sellesse kõigesse suhtlesid või tol ajal keegi sulle vastu vaielda ei julenud? Ei no, me olime selles suhtes sõbralikud, eks ma sain nagu peapesu nende kõigi eest, et no, et mida sa jaurad, et lõpeta ära juba, et sa ju karistad meid kõiki, mitte ainult iseennast. Aga tahtsin proovile panna ja lõpuks minu karistus oli see, et ma olin 3 päeva siis trennidest eemaldatud. Ja see mõjus ikkagi väga raskelt. Ja see oli just enne play-offi ja see andis tunde, jah. Viimaseks väliskarjääri hooajaks põikasid läbi veel ka 7. riigist Saksamaalt, aga tuleb vist tõdeda, et kahjuks sealt kõige paremat maitset suhu ei jäänud lõpetuseks. Ei jäänud jah, aga teades siin paar Eesti mängijat on mänginud ja Mailis Pokk mängis isegi paar hooaega Kelternis, kuulsin ilusaid lugusid. Mõtlesin, et okei, noh, lähme proovime ära ja nad mängisid ju ka Eurokappi, et sa oled 38 vana ja sa saad veel Eurokappi mängida, et mis mul selle vastu saab olla. Aga jah, ütleme, treeningmängud, mis me seal mängisime, läksid kõik hästi. Ja siis, kui põhijooaeg pihta hakkas, siis kuidagi nagu, no ei pane mängima. No okei, ma sain küll normaalselt mänguminuteid oma vanuse kohta, ütleme 15. Aga ikkagi nagu selline midagi jäi nagu kripeldama. Ja siis sa tulid tagasi Eestisse ja tegelikult 2, ma ei tea, nüüd sa saad ise öelda, kas need olid profihooajad Tallinna Ülikooli naiskonnas või pigem käis selline kompimine juba, et tavaellu üle minna? Jah, pigem ikkagi kompimine, sest sa ei tee ju enam täis profina tööd või ei mängi. Et pigem selline nagu selle ree pealt nagu maha astumine samm-sammult. Et noh, ikkagi veel natukene mängid, et saad veel mingit mängulusti ja mingi tahtmine oli ju veel sees olemas, et muidu ma ei oleks need 2 hooaega mänginud siin Eestis. Number 10, Captain Merike Anderson. Merike Anderson. Merka, nagu teda korvpalliringkondades teatakse, sai rahvusnaiskonnas vaieldamatu rekord internatsionaalina kirja lausa 123 kohtumist. 21 aasta jooksul koondises olles sai nähtud nii paremaid kui ka halvemaid aegu. Koondisaeg on alati mulle meeldinud ja palju erinevaid treenereid. Ja just nagu profikarjääri hooaegadest sa said tulla koju, rääkida oma emakeeles, suhelda vabalt ja olla nagu hoida seda Eesti lippu kõrgel, et paraku suurt kala ei õnnestunud koondisega püüda. Ja Andersoni 3 ja see läheb, nii et Anderson lõpetab siin päris pika Eesti rahvusnaiskonna punktipõua. No ära said proovida ka 3x3 korvpalli, aga sealt sai natukene sellist võib-olla rehabilitatsiooni, et kui sa mainisid, et koondisega väga hästi saalis ei läinud, siis seal ikkagi sellist kulda ja karda mingis mõttes tuli. Ja Andorras käisime, ma sain selle nagu maitse suhu ja hakkas väga meeldima ja vedas, et selle 3-3-ga vähemalt Eesti koondis on saanud mingi medali. We're down to 10 seconds, Anderson! How did she sneak through there? Nagu öeldud, väga pikk, enam kui 20-aastane karjäär nii Eestis kui välismaal on sul seljand, aga kuidas sa kokku võtaksid? Pigem ikkagi kõik on nagu positiivne. Meenutame positiivselt. Jaa, no ei olnud ju negatiivset, välja arvatud võib-olla see Saksa hooaeg on. Aga ülejäänud oli ju äge, sa said näha maailma. Mingid keeled said suhu, enamjaolt. Sõpru, kes on kogu eluks. Igaüks ei saa öelda, et on, kui ma ei eksi, 5 erineva riigi meister. Minu enda jaoks on see, et ma sain mängida ja proovida neid erinevaid tasemeid erinevate riikide klubides. Aga pigem see medal oli rohkem nagu vanematele, et noh, nüüd jälle tuli tühjade kätega. Noh, nüüd anti jälle see või teine või 3. Et jah, et vanematele pigem.
Teeme veel ühe suure aplausi! Iga hea asi saab kord otsa ja nii lõppes ka 11 korral Eesti parimaks naiskorvpalluriks valitud Andersoni profikarjäär 40-aastaselt Tallinna Ülikoolis. Praeguseks on Merike leidnud uue kutsumuse samuti spordivaldkonnast, tehes esimesi samme nii korvpallitreeneri kui ka kehalise kasvatuse õpetajana. Kindlasti sellised kogemusi ja ei saa lasta nagu korvpalli juurest minema, et kogemustöökus, kõik need, ma arvan, on väga head sellised treeneriks olemise alused, et kindlasti seal oli ka põhjus, ja kuna ta mängija karjääri just nagu lõpetas, siis mul tekkiski idee, et miks mitte, võtsin telefoni ja kõne tegin ja nüüd ta on siin. No kindlasti iga asi on nagu uus ja vajab, ma usun, et ka tema jaoks nagu harjumust, et ja meil on nagu lähi sellisest minevikust ka nagu häid näiteid, et mõned on olnud väga tublid mängijad, kas neil nüüd see treeneri kutsumus on olnud. Ma arvan, et see esimene aasta on ka Merikase jaoks selline õppimise aasta ja ma isiklikult tegelikult meil tuli siis nagu U14 ja U16 tüdrukute treeneriks. Minu esialgne soov oli see, et ta oleks võtnud päris pisikesed tüdrukud ja teinud selle tee nagu algusest nagu lõpuni, et see on, ma arvan, kõige parem mis saab kõige rohkem kogemusi. Meid on täna vähem, te saate kõik mängida. Toetage üksteist, aidake. Mina tahaks näha sellist tiimi, et te olete koos. Kui keegi pani hea söödu ja sa viskasid leiapi, no anna plaksu. Seda jõuab ikka tagasi tulles kaitses teha. Vahet ei ole, mis see skoor. See ei huvita mind. Mind huvitab pigem see, need lapsed, kes on trennis käinud, vaadata nende arengut. Kas ta on hooaja jooksul edasi läinud. Need, kes vähem käivad, neil on natukene raskem. Anja, tavai, tehke hea soojendus, 25 mintsa kuskil, ärge üle tõmmake. Ja siis mängime. Ja ma püüan ka mitte puid alla panna. Nii, 1, 2, 3. Noor! Ma usun, et tema kõige suurem pluss või kus peaks võib-olla rohkem Merikest kaasama on see, et ta on ikkagi mänginud niivõrd palju erinevates välisklubides, et kindlasti ühtepidi ta võiks olla nagu mentor, abistaja nendele noortele, kes hakkavad sinna nagu ikka jõudma, et neil tekivad võimalused minna välismaale. Ja ma näen, et siin on kindlasti temal nagu hästi suur kogemuste pagas ja ma julgelt ka soovitan siin täna kõigil, kellel on sellised mõtted minna välismaale tüdrukutest või ongi juba konkreetselt leping terendamas, et siis kindlasti võtke Merikesega ühendust ja ma arvan, et tal on nii mõndagi jagada. Jagage palli, ärge tulge üle ja pange kohe peale. Neid on rohkem, nad on pikad. Vahetage omavahel, kõik vahetavad. Ja kui on kellegile jääb see pikem, suruge ta sellest 3 sekundi alast välja. Kaugemale, suru ilma pallita, las ta saab kaugele palli, las ta viskab kaugelt. Anja, korvi all me jääme hätta. Tavaellu minek oli tegelikult raske, et ütleme seal üle aasta oli väga nagu pingeline selles suhtes, et ma otsisin tööd ja ei leidnud ja siis lõpuks, kui selle töö said, siis nagu see pinge vajus maha, aga ta ei ole lihtne. Et ütlen ausalt, lihtsam oli mängida korvpalli, kui teha seda tavainimese tööd, et vahet ei ole, kas sa oled kontoris, oled sa koolis õpetaja või arst või kes iganes. Et sa oled hommikust teatud kellaajani oled kogu aeg rakkas. Vahetage! Johanna! Vahetage! Nii jooksete järgi, vahetage, suhtlema peab. No, pane. Hästi! No, ütleme ausalt, treeneri amet on teistmoodi, et mina algaja treener otsin oma teed.
treenerina ja kuidas seda kõike välismaal saadud kogemust nagu lastele jagada. Et see on niisugune keeruline tee. Tõmba korra hinge, lähed tagasi. Hästi, no. Ellerin tuli sulle ise ette. Tšau. Sina ei tee rohkem, ära noki. Hoia distantsi, ole korvimängija vahel. Oodatust raskem kindlasti, et kui mul oleks võtta siin 14 väikest Merike Andersoni, siis oleks nendega väga imelihtne töötada. Aga tänapäeva lapsed on natukene kuidagi teistmoodi. Neil ei tohi midagi krõbedamat öelda ja see töö on pikk ja aeganõudev, et näha nagu laste arengut ja tulemust. Mängi mööda täst. Mängi mööda, tal on pikk käsi ees, sa ei saa visata seal. Viki, mängi! Enim olen võtnud igasuguseid erinevaid harjutusi, mis ma olen ise läbi teinud ja mis sobivad nii kooli kui trenni. Sul ei ole asendit, pane, võta asend maha ja siis viska. Ise sa tõmbasid endale selle keeru peale. No mina ei saa ju, mina ei tõmba sul keeru peale. Mina teen plaani valmis ja sa pead järgima seda. Ma saan aru, te olete väsinud, siis jooksebki kinni. Rahulikult, jälle te olete motioni ajal kolmekesi seal nurgas. Üks on nurgas, üks on 45. Ma ei saa, esimene see motion tuleb välja, teine läheb rappa, sest te jooksete kokku kõik. Viga, allu! Ütleme ausad, ambitsioonid on alati kõrged, aga hetkel ma olen nii vähe selle sees olnud. Ma lihtsalt oli võimalus teha treeneri paberid ära ja võimalus tulla Nordi tüdrukuid treenima, proovida seda, kas mulle üldse meeldib, kas ma saan hakkama. Ja ma arvan, eks aastad näitavad, kas ma jätkan treeneri või õpetana, eks seda siis näha ole. Eesti naiste korvpalli Grand Old Lady Merike Anderson on oma suured mängud ära mänginud. Kompromissitu võitluse, aususe ja otsekohesusega jääb ta korvpallisõpradele igaveseks meelde. Loodetavasti kirg mängu vastu pole jahtunud ja edaspidi on just tema üks nendest, kes kasvatab peale uued Andersonid. Teil on võimalus veel üks suur aplaus teha tervele naiskonnale. Me võitsime! Meie tehnoloogia aitab tuvastada probleeme enne, kui need tekivad.